Nagu sa ei saa öelda tere ja ma ütlen tere ja siis sa ütled uuesti tere. See on minu lai. Ei, me oleme kordamööda öelnud seda. Päriselt, mina ütlen iga kord, raamatud otsi. Ei, sa oled mingi viimased 2 korda seda öelnud. Algus on palju luba. Tere, meie oleme raamatud otsid. Ja see on Kuidas see lõppes. Ja täna me räägime sellisest raamatust nagu The Names. Me tegelikult ei öelnudki enda eelmises episoodis, millest me räägime. Sest te ei teadnud. Kui te Instas olete, näete, siis me teate, et me lugesime seda ja sellest tuleb podcast. Minul on paberi peal notes'id, sest et meie high-tech filmimissüsteem on mu telefon ja kuna viimased paar episoodi ma olen räigelt struggle inud sellega, et ma ei tea, millest rääkida, sest et kõik mu notes'id on telefonis, siis I came prepared ja siin on mu notes'id. Mul on mu telefon, nii et. Aga me just täna rääkisime ka, et paberraamatud on nii ilusad ja tegelikult olles nüüd väga palju viimasel ajal pidanud arvuti taga tunde veetma, siis silmadele puhkusekraanist on üli hea. Aga isegi kui highlightida, siis palju keerulisem on pärast recallida mingit infot siit kätte. Nii et paberraamatutega võib-olla peab natuke vaeva nägema. Põhimõtteliselt ideaalses maailmas sa lihtsalt omad igast raamatust Kindle versiooni või no nagu e-lugeri versiooni ja paberversiooni ja see on perfect. Et nagu isegi hea on tegelikult lugeda paberraamatus, aga just see, et sa saad nagu panna otsingusse mingi sõna ja olla nagu mingi, mis värk sellega oli? Ja mina nimedega iga kord. Tean, et olen lugenud seda nime, aga... No, The Namesis oli suht lihtne, sellepärast, et kõigis nendes on samad nimed põhimõtteliselt, välja arvatud peategelase nimi. Ja siin on selles mõttes ikkagi nagu ainulaadsed nimed või noh, selles mõttes, et harvemini esinevad kui keskmises raamatus võib-olla, sest nad on iirlased ja inglased. Ja the British names are väga British, aga the Irish names are Irish. Irish names are Irish. Ühesõnaga, selline vahva raamat The Names. Tähendab, ma ei ütleks selle kohta vahva raamat. Disclaimer. Kirsika ei loe peaaegu mitte kunagi raamatuid, mis on kurvad. Ja mina lugesin ühte kurba raamatut Please Don't Go ja mul väga meeldis see, mõtlesin, et, nagu, et võib-olla Kirsi tahab ka lugeda, sest tal oli väga hea nagu sügav depressiooni ja asjade represent lihtsalt nagu. Ja siis Kirsi ütleb mulle, et me võiks seda lugeda podcasti jaoks, see oli räigelt hea raamat. Ta ei ütle mitte midagi rohkem. Mina ei loe mitte kunagi mitte ühegi raamatu sisukirjeldust. Ma ei tea mitte kunagi, mida ma lugema hakkan, kui ma raamatut lugema hakkan. Ma hüppan päes vette ja ma olen lihtsalt nagu, me näeme, kuhu see läheb. Ja ma loen ja see on nii raske ja see on nii kurb ja see on nii masendav ja ma olen nagu mingi, mida pekki, Kirsi? Ja siis ma nagu räägin talle sellest ja ta on nagu mingi, ma ei tea, mul oli vist nii raske periood, et ma nagu tegelikult ise ei mäletanud, et see nii kurb oli. Ja siis ta on nagu mingi, juba ütlen, et nagu see episood on täis spoilerid. Kui sa ei ole seda raamatut lugenud ja tahad lugeda, siis ära vaata seda, vaata seda. Väga ei saa nagu rääkida muidu. Igatahes Kirsi on nagu mingi, aga sellel on üldiselt siuke nagu realistlik ja nagu, no mitte happy ending, aga realistlik ja nagu kõik ei sure ära ja nagu... Mõtlesin, et kõik ei sure ära. Kõik ei sure ära ja nagu see on norm. Ja siis sa loed. Ja siis see üks peategelane, kelle puhul sa arvad, et okei, tema ei sure ära, ta sureb ära. Ta sureb ära. Ja sa oled lihtsalt nagu mingi... What the actual fuck? Sest et nagu raamatu vältel sa võib-olla arvad, et need teised surely they will die. Ja siis lihtsalt tuleb see. Ja ma ei nuta raamatut ajal ja ma lihtsalt saatsin nagu nuttes Kirsile voice'i ja ma olin nagu, mida fuck'i, mis sul viga on, et sa ütlesid, et me seda loeks. Sellepärast, et mina olen nagu terve enda teismea lugenud ainult traagilisi raamatuid, kui nagu teised inimesed lugesid raamatuid, millel olid nagu õnnelikud lõpud ja toredaid, siis mina hakkasin nagu mingi... Mu esimene nagu traagiline raamat oli 13 Reasons Why, mis hakkab sellega, et peategelane teeb enesetappu ja kogu raamat keeleb selle ümber. Obsessed. Ja nagu nii jätkus kogu mu teisme ja nagu vara nagu täisealise iga. Nagu ma lugesin ainult täiesti kohutavalt masendavaid raamatuid ja nagu mu kvoot on üsna täis. Ma nagu niisama ei võta kätte raamatuid, mis tekitavad mu siukseid tundeid. Või kui ma seda teen, siis ma tean ette, et see on nagu tõesti traagiline. Kirsi on lihtsalt nagu mingi, sa ei tea ka hea raamat ja ma olen nõus, see oli räigelt hea raamat. Aga nagu
inimesed, kes ei loe mitte kunagi kurbasid raamatuid, ei tulnud sealt mitte ühtegi heads up'i, et tegemist on kurba ja raamatuga. ma isegi nagu mitte teadlikult ei hoidnud infot tagasi, vaid nagu ma ei tea, nagu sellesama Please Don't Go'ga oli sama, et ma sain aru nagu lugedes, et see on traagiline raamat, selles mõttes, et noh, seal olid väga-väga rasked teemad ja väga siuksed noh, mis nagu loogiliselt võttes väga mõjutavad mind. Aga ma ei tea, võib-olla ma olin tõesti nagu it has been a rough spring, et võib-olla mul lihtsalt oli mingisugune kvoot täis, kui palju emotsioone ma suudan korraga tunda ja see oli nagu selles mõttes, et ma ka props nutsin, ei mäleta 100% kindlalt, aga nagu ja see oli kurb minu meelest ka ja väga gut-wrenching, aga ma oleks öelnud, kui ma oleks suutnud adekvaatselt hinnata, et see need I'm sorry for the trauma. Igatahes, vahva on täiesti vale sõna selle raamatu jaoks. Ei ole üldse vahva. Üldse ei ole vahva. Ükski hetk sellest ei ole vahva. Mõni võib-olla isegi on, aga nagu üldiselt vahva raamat ei ole. Väga hästi kirjutatud raamatud, absoluutselt. Kas on hea raamat? Absoluutselt. Kas ma annan sellele 5 stärni 5? Absoluutselt. Kas oli vahva? Ei. See ei ole jah nagu easy reading tegelikult. Aga lugu on siis selline, et peategelane nii-öelda alguses on peategelane Cora, kes on koos enda abikaasaga, kes on abusive ja abikaasa nimi on Gordon. Ja ta läheb lapsele nime panema. Tal on juba 9-aastane tütar, kelle nimi on Maia ja nad lähevad temaga koos nime panema ja seal Gordoni peres on traditsioon, et esimese poja nimi on Gordon ehk Gordon eeldab, et ta paneb talle nimeks Gordon. Maia tahab, et talle pandaks nimeks Bear ja Cora ise tahab talle nimeks panna Julian. Ja see esimene peatükk ongi see, kus ta siis läheb seda nime panema ja edasi hakkab see raamat käima niimoodi, et see on kogu aeg samas timeline'is, aga sul on 3 erineva inimese lood, ehk siis nagu raamat hakkab nii, et kui selle nagu peatükk on, kui ta oleks Bear, peatükk, kui ta oleks Julian, peatükk, kui ta oleks Gordon, ja siis me hüppame 7 aastat edasi, täpselt samamoodi Bear, Julian, Gordon, 7 aastat edasi, Bear, Julian, Gordon. Ja see nagu ükski peatükk ei ole ühe inimese POV-st, vaid üleüldiselt, mis selle perega saama, nagu müüke selle pere lugu on, kui sellel pojal on selline nimi. Ja nii me lähme, kuni põhimõtteliselt nagu lõpuni välja see viimane peatükk on vist, kui see nagu poiss on 35 äkki oli, ja minu arust me läksime 5 korda 7 aastat. Ja. No ikkagi täiskasvanud. Ja siis tuleb epiloog ja siis on raamat läbi. Ja see selles mõttes nagu, no ühelt poolt see on hästi nagu minetanud eesti keele oskuse. Ilusasti kirjutatud raamat, ta nagu voolab ja ta ei ole liiga siuke luuleline ja suured sõnad, aga ta on kuidagi huvitavalt kirjutatud ja paneb sind nagu tundma asju, et isegi nagu mingitel hetkedel, kui väga palju ei toimu, et ta lihtsalt kirjeldab seda eluolu tollel ajahetkel tolles peres, siis seda nagu huvitav lugeda ja kuidagi kaasahaaravalt. Ja mulle hästi meeldis nii-öelda 3 erineva dimensiooni süsteem ja siis see ajas liikumine, et me oleme enne ka rääkinud Sandraga, et aeg-ajalt on selliseid hüplevaid raamatuid keeruline lugeda. Ädi Laruu ajal me rääkisime sellest, et peab nagu hästi kaasa mõtlema. Jaa, aga minu arust siin on see vahe, et see ei hüple, see läheb ainult ajas edasi. Ta läheb edasi, sest et Ädi Laruus sul olid tänapäeva peatükid versus mineviku peatükid ja näiteks nagu mingi 7 Years Slip ja mingitel teistel sellist raamatul on see, et sa loed nagu või mingi Peyton Greeni Unbound, et sa loed nagu üks aeg, teine aeg, aga siin sa lihtsalt läksid kogu aeg ajas edasi ja ma arvan, see on see põhjus, miks see tegelikult ei olnud, ehk sul ei olnud nagu mitu timeline'i, sul oli kogu aeg ainult üks ajajoon, mida mööda nad läksid edasi, sul oli lihtsalt erinevad nagu versioonid sellest perekonnast, aga sul oli kogu aeg üks timeline. Et lihtsalt vahel oli nagu pidi meeles pidama, et milline see tegelane selles nii-öelda versioonis on versus sellega, milline ta teises oli. Aga see oli hästi huvitav lugeda ja see selles mõttes nagu, miks minule see raamat meeldis, oli võib-olla jah, kui ma hakkasin seda lugema, siis õnneks ma ei lugenud neid reviewsid, mis ütles, et see on täiesti heartbreaking ja sad ja mis iganes, sest et ma ei oleks seda lugema hakanud, aga mulle meeldis, et ta oli piisavalt realistlik, et isegi et näiteks see Beari timeline, mis tundus, et võiks olla see kõige
noh, nii-öelda roosilisem ja muinasjutulisem, et noh, et see oli see õige valik, et ta pani selle Bear, siis see oli sihuke whimsical ja mis iganes, on ju, aga ka seal olid noh, need nii-öelda elu ups and downs ja noh, siis lõpuks väga down ja siis jälle up, et oli selles mõttes nagu realistlik, et ta ei tekitanud seda fantaasiamaailma tunnet, et kui sa teed selle ühe õige otsuse elus, siis edasi on ainult lust ja lillepidu ja ükski mure sind ei vaeva. Et ta oli sihuke, noh, et nagu päriselt see elu võiks olla. Lihtsalt ta näitas ühe väikese otsuse nii-öelda eskaleerumist, sest see omakorda mõjutas väga palju teisi otsuseid. Et need inimesed jäid samaks ja mingisugused siuksed väga spetsiifilised karakteristikud jäid ka samaks, lihtsalt need väljendusid kuidagi erinevalt ja need ei tulnud võib-olla nii alati ühtemoodi esile, aga noh, näiteks, et see Barry või Juliani või Gordoni tegeleb poiss, et tema, et noh, et ta südames ikkagi oli nagu heatahtlik ja sihuke südamlik, see tuli nagu ikkagi lõpus nagu kõikides timeline'ides, lihtsalt mõnes läks tal väga-väga palju rohkem aega, et aru saada, et ta tegelikult on ikkagi decent human being nagu. Või noh, mingid sellised väikesed punktid nagu ikkagi tulid kõikides lugudes esile, ta oli hästi-hästi usutav, et päriselt, kui selline asi oleks olnud, siis sellest inimesest oleks võinud midagi sihukest saada. Et mulle nagu üleüldises plaanis selles mõttes meeldis seda lugeda, et ta ei olnud muinasjutt, vaid ta päriselt pani mõtlema, kui palju kaalu on mingisugustel näiliselt väikestel või suurtel asjadel ja tegelikult see lõpplahendus võib olla tegelikult samasugune, aga see, mis vahepeale jääb, on väga erinev ja kuidagi hästi-hästi pani mind nagu kaasa mõtlema. Vabandust, what the hell is karakteristikud? Need on nagu iseloomu, nagu omadused, nagu tunnus. Kas sa terve selle aja mõtlesid? Nagu, what the fuck is that word? Mulle meeldis ka see ja mulle meeldis see, kuidas see otsus nagu, et see otsus ei olnud lihtsalt see, et milline on tema elu, vaid nagu kogu ülejäänud ja see mõjutas nii paljude inimeste elu ja sa nägid seal, et see nagu mõneti mõjutas nagu täiesti suvaliste inimeste elu ja samas ka nagu, ja samas ka ikkagi nagu väga olulisi inimesi. Ja mulle meeldis see, kuidas nagu kõik need lood olid läbi tegelikult ikkagi, need kõik versioonid põimusid. No näiteks, kui me võtame Beari loo, siis Bear saab juba nagu koolis, Bear ja Gordon jäid siis Inglismaale elama ja Julian tegelasena kolis oma perega Iirimaale. Ehk Bear ja Gordon mõlemad käisid nii-öelda samas koolis ja nad tutvusid mingi 7. klassis või midagi sellist tüdrukuga nimega Lily ja Gordon käitus temaga nagu täiesti kohutavalt, samal ajal kui Beari jaoks sai temast parim sõbranna ja lõpus nad ka nagu abiellusid ja elasid koos ja samas näiteks Gordoni loos tuli välja, et nagu see, kui kohutavalt Gordon Lilliga käitus, mõjutas seda, milline Lilli elu oli ja Lillist sai nagu mingi advokaat, kes hakkas võitlema nagu inimeste eest, keda oli seksuaalselt väärkoheldud, sest et see oli see, mida Gordon temaga tegi. Ja Juliani loos just sinna tahtsingi jõuda. Ta üldse läks Iirimaale nagu elama, aga ta lihtsalt oma töö kaudu lihtsalt hästi põgusalt nagu ja Julian oli siis ehte kunstnik ja siis David, kes siis selles timeline'is oli Lilli partner, David tellis siis Julianilt sõrmuse Lilli jaoks. Ja, sest ta oli näinud vist Juliani töid ja siis, et see oleks midagi süükest, mis Lillile meeldiks, ehk siis nagu see invisible string ikkagi oli, et mingisugune connection neil ikkagi oli. Või näiteks, et Beari versioonis siis Cora, ta ema, hakkas nagu nii-öelda pensionieas deitima loomaarstiga nimega Felix, aga näiteks Gordoni omas esimene kord, kui Cora kodust ära läheb, et oma vägivaldse abikaasa eest põgeneda, siis ta esimest korda põgeneb ühe loomaarsti juurde, kelle nimi on Felix ja räägib talle oma loo ära, ehk see on nagu sama tegelane erinevat moodi või siis Iirimaal nagu Sian, kes siis nende vanaema ehk siis Cora ema Shilvaga kinda deidib ühes raamatus, ühes nad ei tea täpselt, kas nad deitisid või, aga ta oli nagu kogu aeg seal justkui olemas. Et need erinevad inimesed tulevad nendest erinevatest lugudest ikkagi kuidagi välja ja nagu mängivad mingit rolli.
ja sa näed, et nad võivad olla ikka seotud isegi, kui need lood on täiesti erinevad. jaa. Ja üks nagu invisible string asi, siis spoiler alert, Bear sureb ära. Ta saab nõelata vaablaselt ja see on põhimõtteliselt ära sureb ja viimases Juliani peatükis, kui Julian saab aru, et ta tegelikult armastab enda abikaasat ja mida iganes ja hakkab jooksma, siis ta jookseb mööda ühest suurest vaablaste pesast, kus ta jookseb nii kiiresti mööda, et ta ei saa vaablaselt nõelata ja ma olin nagu ma isegi ei klokkinud seda. Ma panin seda kohe endale kirja, sest et see oli eraldi välja toodud, et seal nagu tegeleti selle suure vaablase pesaga ja et seda eemaldada ja ma olin nagu mingi põhimõtteliselt escape death, lihtsalt sellepärast, et ta jooksis nagu filmides joostakse enda abikaasa poole. See on otseses mõttes. Jah, mõtlegi, et see on otseses mõttes. Vaablastest mööda. Jah, see, et ta jooksis oma abikaasa poole, päästis seda vaablaste käest. Kui ta oleks kõndinud. Siis ta oleks vabalt võinud nõelata, sellepärast, et nad võtsid seda maha ja kui sa võtad seda maha, siis on vaablased kõige kurjemad. Jah, nii et jookske oma abikaasade poole. Or stay single. Väga lahe siis selle raamatu lõpus on nimedele antud tähendused, seal on välja toodud nagu päris tähendused mingitele nimedele, mis ongi nagu päriselt mingis keeles mingi nime tähendused ja siis need tähendused, mis justkui see autor on andnud nendele nimedele ja Cora ongi nagu the core. The core of the story. Ja Beari loos siis Cora tuleb koju, ütleb Gordonile, et ma panin lapse nimeks Bear. Gordon täiesti flipib ära, üleüldiselt trigger warning selle raamatuga, seal on väga-väga detailselt nii füüsilist kui vaimset vägivalda kirjeldatud. Ja Gordon on ikka nagu väga abusive. Jah, ja see on nagu, see oli minu jaoks nagu üks kõige raskemaid lugemisi. Ja esimest korda elus, kui Cora räigalt tappa saab, mõtleb ta selle peale, nagu ta on varem saanud ka, aga nagu, et esimest korda ta on nagu mingi okei, ma pean midagi teistmoodi tegema ja ta hakkab appi karjuma. Ja ta karjub nii valjult appi, et üks naaber tuleb sinna ja enda vihahoos Gordon tapab selle naabri ära. Ja ta läheb vangi, politsei tuleb kõik jutud ja Cora, Maia ja Bear olivad sealt veits eemale ja elavad oma toredat elu edasi. Siis Juliani loos läheb ta koju, ütleb, et ta pani lapse nimeks Julian. Tegelikult seal me täpselt ei saagi nagu väga teada. Ta ütleb, et ta pani nimeks Julian, she gets abused ja lugu läheb lihtsalt edasi, seal ei ole rohkem midagi. Seal ütleb, et ta istub sirge seljaga ja nagu otsustab, et see oli õige otsus. Ja siis me oleme juba nagu hüppame sinna 7 aastat edasi, kus tuleb välja, et kui Julian oli 5-aastane, siis Gordon tappis ta ära. Seal oli nagu mingi koht, mis eristas nagu Juliani ja Gordoni seda versiooni, et see, et ta pani Julian nimeks, oli ikkagi mingisugune nagu rebellion. Ja seda küll, jah. Ja nagu ühelt poolt see muutis Maia timeline'i, sest et Maia tabas ära selle, et okei, siin võib asi halvaks minna ja siis Maia üritas täiega nagu isa kuidagi niimoodi nagu maha tõmmata, mis pärast tegelikult muudab Maia nii-öelda iseloomus ja olemuses päris palju, et ta on harjunud kuidagi nagu hästi ettevaatlik olema, aga ta natukene suudab nagu deeskaleerida seda situatsiooni ja Cora peas on ikkagi see, et okei, aga ma midagi tegin nagu iseendale ja tegelikult I didn't die nagu umbes, et tal on mingisugune mõttekäik, et okei, maksku mis maksab, aga et üks hetk ma pean siit nagu ära minema, et üks hetk nagu et ma ei tea, kuidas veel, aga this has to end somehow. Jah, no seal Juliani loos on nagu seda taustalugu kõige vähem, üleüldiselt üldse, mis saab, et seal on mingi mainimine sellest, et Cora pakkis oma kotid ja kohvrid oli valmis ära minema ja siis on lihtsalt see, et nagu Gordon the Senior siis tappis ta ära. Yeah. Seal ei ole infot otseselt selle kohta, kas ta läks vangi või kas ta tappis ka ennast ära. Kirsi kuidagi tõlgendas, et ta tappis ennast ka ära. Mina seda ei tõlgendanud, sest seda nagu murder, suicide või midagi sellist nagu ei mainitud kuskil. Minu peast oli surnud. Aga mina mõtlesin sama lihtsalt sellepärast, et nagu seda, et oleks vangi läinud, ei mainitud kordagi, aga samas nagu Julian ja Maia kolisid Iirimaale enda vanaema juurde, nii et see ei olnudki nende jaoks enam relevant, sest nad ei olnud seal riigis isegi, et kui nagu
Gordon jäi ellu ja läks vangi, et noh, see oleks neid mitte kuidagi puudutanud, sest nad olid teises riigis. Lihtsalt selles Barry timeline'is ta läks vangi ja sellest nagu räägiti, Jah, et lihtsalt sellepärast see tundus. Jah, aga ma mõtlesin ka sellepärast, et võib-olla ei räägitud, sest nad olid täiesti teises riigis ja lõikasid ennast üleüldiselt Inglismaast ära, võib-olla ei räägitud, sest et ta suri ka ära, ma ei tea. Jah, aga jah, et mingisugune nihe seal nimepanekuga Coras ikkagi oli, sest et Gordoni timeline'is ta käis ka vist ära, aga kuidagi ta ikkagi jäi lõpuks. Noh, midagi seal nagu oli ikkagi teistmoodi. No see oli ikkagi the most abusive ja seal, kuna ta pani lapse nimeks Gordon, mis tegi ilmselgelt Gordon seniorile väga palju rõõmu, siis ta hakkas väiksest peale seda last hästi palju manipuleerima, et tema oleks ka enda ema vastu ja et tema ka nagu, et iga kord, kui ema tegi midagigi valesti, a la vaatas liiga kaua aknast välja, mida iganes, et siis see nagu Gordon rääkis sellest oma isale ja siis ta hakkas juba asju välja mõtlema, sest ta nägi, et ainus viis, kuidas ta isa oli õnnelik, oli siis, kui ta kuulis, et ema tegi midagi valesti. Sai ta siis, kui ta nagu, noh, nii-öelda nagu oli kambajõmm, mis ta tähendab, ta hakkas asju välja mõtlema nagu. Ja ühe korra seal raamatus siis nagu selles esimese 7 aasta jooksul Maia nagu ütleb Gordonile, et ta ei teeks seda, aga miski ei muutu sellest ja mul on tunne, et nagu sealt tekib see lõhe Gordoni ja Maia vahel ka, et Maia saab aru, et vahet ei ole, Gordon teeb ikka niimoodi edasi. Ja selles versioonis siis Maia läheb arstiks õppima, mis on ka, tekitab tal tihti kahetisi tundeid, et kas ta teeb seda selleks, et tõestada, et nagu sa saad olla arst ja hea inimene ka, mitte ainult hea arst, või lihtsalt selleks, et nagu isa tegi ja ta tahab ikkagist mingisugust sidet, sest et tänu sellele tal ikkagist tekib mingisugune side enda isaga. Ja et nad ikkagi selles Gordoni versioonis nad jäävad sinna nii-öelda nagu perena, noh, olgu kui kohutav see pere on, aga nad jäävad perena ja ongi, et baby Gordon siis tahab isale muljet avaldada ja Maia ei salli oma isa või noh, ta nagu tajub väga hästi seda situatsiooni ja mis emaga toimub, aga ta ikkagi on selles mõttes nagu käpal just täpselt, et kas see nagu, et noh, see mulle tundus ka siuke nagu turvaline valik, et noh, et ma siis lähen nagu seda teed, et siis vähemalt nagu on mingisugune kas ühine nii-öelda asi või vähemalt neutraalne tasand, et ta ei läinud isale nagu vastu. Ja seal siis Cora on põhimõtteliselt 60+ eluaastani Gordoniga koos. Alguses ta on nagu mingi, et ma olen nii kaua, kui lapsed saavad suureks, siis lapsed saavad suureks, ta ikka ei lähe ära. Siis üks hetk ta läheb ära päriselt nagu selle veterinaari Felixi juurde, nagu ma ütlesin, ja siis sealt ta ikkagist mingi hetk läheb tagasi, sest iga kord Gordon lubab, et ta muutub ja iga kord ta algus manipuleeris nende lastega ka, et ma arvan, et seal oli mingi seal oli üks esimene kord, kui Cora ära läks ja sotsiaaltöötaja Maiale helistas, siis minu arust oli siuke hetk, kus Maia oli nagu mingi, et kas te olete ikka kindel või midagi sellist, et ta nagu ei suutnud uskuda, et see asi on kuidagi nii halb, et tema ära läks, kuigi ta ju tegelikult lapsena pidevalt nägi seda. Ja seal oli see ka, kus Maia kirjutas sinna Iirimaale vanaemale, ta saatis talle kirja, kui ta oli 14 või midagi sellist, et ta nägi nagu väga jõhkrat koduvägivalda, ta saatis kirja vanaemale Iirimaale ja siis Cora ema siis helistas talle ja ütles, et nagu mida ma teha saan, kas ma tulen sinna, mis iganes, ja Cora oli nagu ei, kõik on hästi, et põhimõtteliselt üks see nagu vägivalla vorm, mis oli siis see, et kuna see Gordon senior oli arst, siis selles timeline'is ta oli lasknud enda kaasarstil kirjutada Corale igakuiselt rahusteid välja, et jätta mulje, et ta justkui ei ole stabiilne, et kui ta üritab ära minna, siis ta saab selle juba selle arvele panna, et ta ei ole enda ravimeid võtnud. Ja, ta oli siuke psühhootiline, läheb ära ja mis iganes. Ja ta ähvardas Corat ka mingi hetk, kui lapsed olid väiksemad, et ähvardas, et ta võtab lapsed ära. Et noh, et sa oled nii ebastabiilne ja noh, et... Ja, ehk siis seal nagu see ema helistas talle iga nädal, üritas veenda midagi saanud ja lõpuks siis üks hetk tuli välja, et mingil hetkel oli Gordon senior siis ära võtnud kodust nii selle lauatelefoni, see raamat hakkab siis aastal 1987 ja läheb kuni aastani 2022. Igatahes mingi... Ta ära võtnud telefoni ta võtab iga päev telekapuldi tööle kaasa, et ta on nagu täiesti välja lõigatud. Kirju ega midagi ei tohi ta võtta. Postkast oli lukus ja näiteks tuligi välja, et selles siis
Gordon Juniori timeline'is, et tegelikult üks hetk ta ema suri ära ja ta ei teadnud seda, sellepärast et Gordon ei öelnud seda talle, ta ei saanud enda ema matusele ega mitte midagi sellist. Ja siis seal lõpus ongi Gordoni vist viimases peatükis, kus ta näitab emale midagi nutitelefonist ja see ema on nagu lihtsalt täiesti šokeeritud sellest, et selline asi eksisteerib, sest et ta ei ole omanud ei telefoni ega mitte, tal ei ole õrna aimugi, ta on inimene, kes põhimõtteliselt elab sarnases situatsioonis, nagu ta elas aastal 1990. Temani ei ole jõudnud ükski uuendus, ta ei ole saanud arvutit, ta ei ole saanud telefoni, mitte midagi, ta oli kogu maailmast ära lõigatud lihtsalt. Ja selles, kui me juba siin viimase timeline'i juures oleme või selle versiooni juures, et seal ikkagi see Gordon Junior käib nagu ikka päris põhjas ära, ta ikkagi, ta on ju süüke. Ta alguses üritab isa tähelepanu saada, aga kuna isa tegelikult ei taha talle seda tähelepanu anda, siis ta hakkab seda mujalt otsima ja siis ta leiab endale mingid sõbrad või töökaaslased, kellega umbes pidutseda. Temast saab räige Wall Streeti financial bro, nagu the most disgusting version of nagu Wall Street financial brost üldse. Ja, seal on üks seen selle Liliga, kus talle tegelikult meeldib Lili, siis kui ta oli nii-öelda siis noorem veel, talle meeldib Lili, aga seal on ikkagi siuke nagu sexual abuse koht ja seda on väga nagu raske lugeda, et tegelikult siin on päris palju nagu siukseid triggereid, et ta on ikkagi nagu nõme, ikka väga nõme inimene ja ta käib seal päris põhjas ära ja tal on üks autoavarii. Jah, peale mida ta kolib koju. Ta lastakse lahti töölt, mis iganes, tal on autoavarii, peaaegu sureb ära ja pärast seda ta kolib koju ja siis ta vist kuidagi nagu, ma ei tea, hakkab asjade üle järgi mõtlema. See asjade üle järele mõtlemine tuleb sellest, et ta hakkab AA-s käima, ta saab endale sponsori, Rob on ta nimi. Ainus nimi nagu olulisest tegelastest, keda ei ole seal lõpus seletatud. Ma mõtlesin nii kaua sellele, et miks ei ole, sest minu arust ta mängis nii olulist rolli. Igatahes see Rob on ta sponsor ja siis ta nagu avab ennast hästi palju Robile, kaasa arvatud see, et ta räägib sellest Lili asjast ja nagu enda kodusest situatsioonist ja kõigest. Ja siis üks hetk ta hakkab nagu Maiaga uuesti suhet looma ja selles Gordoni versioonis siis Maia on absoluutselt kõigis versioonides lesbi, aga see, kuidas ta välja tuleb, on hästi erinev. Ja see, kuidas ta ise endale üldse seda kuidagi tunnistab või kuidas ta aktsepteerib seda. Ja Juliani versioonis on seal lihtsalt see, et nagu see enese leidmine võtab tal väga kaua aega, sest et tal on väga raske PTSD, aga mõlemas teises versioonis võtab see nagu kõige kauem aega, sest et ta mõtleb sellele, kuidas isa ja teised reageerivad üldiselt, kuigi nagu isegi kui see, et ta isa oli vangis ja siis ta oli juba aastaid olnud enda partneriga koos ja kui ta isa vangist välja sai, siis tal oli ikka suur hirm, et mis siis saab, kui ta saab teada. Ja selles Gordoni versioonis siis tema partner Kate, nad on siis olnud juba mingi 7+ aastat koos, 8 midagi sellist. Ja Kate on nagu mingi, et palun, ma tulen suga kaasa, et nagu see ei ole normaalne, et me oleme nagu paarina 7 või 8, mis iganes, mitu 7+ aastat kapis olnud. Ja siis nad saavad kokku selle Gordoniga. Junioriga. Ei. See on Gordoni versioonis, kus ta tuleb. Juliani versioonis. Junioriga. Nagu okei, Gordon Junioriga. Et nad saavad kokku ja Maia ei ütle ise mitte midagi. Ta ütleb, et see on mu sõbranna ja siis Gordoni peas käib, et okei, ma eeldan, et nad on paar ja kui nad mind ei paranda, siis nad järelikult on. Ja ta võtab seda nagu hästi chillilt ja siis nagu Maia ütleb ka, et palun nagu ära ütle seda kellelegi, et ma ei taha, või tegelikult Maia ei ütle seda otseselt, aga Kate lihtsalt ütleb, et ära ütle enda isale, ta ei tohi teada saada. Ja siis Gordon on nagu yeah, sure. Ja siis nad räägivad sellest kodusest olukorrast ka ja siis käib Gordoni peas nagu mingi klikk ja ta saab aru, et ta peab hakkama nagu ema sellest situatsioonist välja aitama. Ja siis sellel ajal, kui Baby Gordon elab kodus, siis isa veits nagu hoiab tagasi ennast, et see ei ole nagu pretty, aga mitte see nii-öelda tavapärane see, aga siis ja Baby Gordonil hakkab emaga ka mingi nagu side tekkima, sest neil puudus senini see side põhimõtteliselt üldse. Ja siis, aga mingi hetk Gordon saab oma asjad nagu korda ja kolib kodust välja. Seal on veel oluline hetk, enne kui ta välja kolib, on see, et isa üritab iga õhtusöögi lauas provotseerida ja ta ei lähe kaasa sellega, nagu ei Gordon ei lähe kaasa, ta ei hakka ema üle nalja tegema, et ta pigem astub kaitseks välja. Nagu üks, mis mul ülihästi meelde oli see, et
Gordon tuli sealt Maiaga söömast tagasi sealt kohtumiselt ja siis isa küsib, et kuidas oli ja siis ta mingi, me käisime mingi kunstinäitusel ja me käisime söömas ja siis isa on nagu mingi, no kellelgi vedas, et ma pean siin kodus ainult mingi ema põhjakorbenud toitu sööma ja siis Gordon on nagu mingi naljakas, et seda ütled, sellepärast, et ema ei ole mitte kunagi elus toitu põhja kõrvetanud ja siis saab nagu seda isa närvi ja siis ta hakkab veel nagu õhtusöögilaudades mingeid kommentaare tegema ja Gordon ei lähe kunagi nendega kaasa, mis, kui te teate nartsissistlikke inimesi, siis saab neid kõige rohkem närvi, et kui nad ei saa sult seda reaktsiooni, mida nad ootavad. Ja siis käib nagu ka nagu tänu selle, nagu see on üks nendest hetkedest, kui Gordonil käib see plõks, et ta peab kuidagi seda ema aitama. Ja siis ta lõpuks läheb nii-öelda oma eluga edasi ja kolib välja ja tegelikult ma arvan sellepärast ka, et see poeg oli, ühesõnaga see isa oli juba nii nagu üles köetud, nagu ta elas siis nii-öelda ema peal või Cora peal seda välja. Ühesõnaga see ilmselt oleks väga halvasti kõik seal mul on tunne, et ta oli nii kuidagi juba nii närvis, aga pärast tuli välja, et Baby Gordon oli salaja pannud Maia kaamerad, valvekaamerad üles. Et tal oli kõige jaoks nagu asitõendid olemas ja ta läks enda isa juurde ja lihtsalt ütles, et nüüd on 2 varianti, ma lähen sellega kas politseisse, saadan selle kõigile su kolleegidele või sa kirjutad kodu ema nimele, lahutad ja annad kõik asjad talle. Ja siis ilmselgelt sisa läks seda teed, et nagu kuna tema maine oli tema jaoks kõige tähtsam, siis ta lihtsalt kirjutas kõik ümber. Mind veits ajas närvi, sest ma oleks tahtnud, et nagu inimesed oleks saanud teada, sest minu arust nagu the worst thing we do on see, et me peidame neid inimesi. Üleüldiselt, lihtsalt sest, et nagu mul on olnud lähedasi, kes on olnud väga manipuleerivates või nagu abusive suhetes ja see, et nagu ma ei hakka kellelgi teisel ütlema, sest vahet ei ole, sa tead, et nagu siis asi lihtsalt juhtub kellelgi teisel uuesti. Ma sain selles mõttes, ma sain nagu Gordonist aru nagu, sest et see, see oleks tähendanud seda, vaata, et ema oleks kistud kõikidesse asjadesse ja kuna ta oli tegelikult, ta oli vaata veits süüke nagu ma olen mõelnud selle Boys of Tommani peale, see ei ole natuke võrreldav olukord, sest Boys of Tommanis ema oli hästi noor, kui ta selle isaga kokku sai, aga et natuke nagu see, ta on nagu laps seal suhtes, et ta on nagu kõikidest nagu asjadest eemale hoitud, et ta on elukauge, tal ei ole connectioneid, et ja ma olen nagu nõus, et ma ka, et lihtsalt tõmbame läbi muda kõik ja mis iganes, aga ma sain nagu sellest loogikast ka aru, mis sellel pojal oli. Ma oleks lihtsalt tahtnud, et see nagu isa oleks saanud rohkem seda, mis ta väärib, kuigi nagu see lõpp oli ka siuke, aga ikkagist. Jah. Aga see oli see Gordoni timeline siis. Jah, siis me rääkisime, et Bear suri ära ja minu jaoks raamat, nagu ma lugesin ja sa said juba, kui Juliani timeline oli 7-14-aastane, siis sa said aru, et see on üks nagu tortured soul. Julian oli jah nagu siuke, nagu natuke piinatud geenius. Ja ma olin kogu aeg valmis, et Julian teeb enesetapu ja Gordon Junior joobs ennast surnuks. Ma olin kogu aeg selleks valmis, iga kord, kui uus nagu aeg hakkas, ma olin valmis, et okei, nüüd nad lähevad. Ja ma kordagi ei mõelnud, et see on Bear. Ja siis hakkab viimane Beari peatükk ja ma olen nagu mingi, see on naljakas algus, aga siis ma mõtlen, et okei, tal oli nagu Liliga läbi aastate üli palju raskusi vahepeal, sest et ta oli nagu hästi selline adventurous hing. Ja Bear saab Bear, ta on nagu rahvamees, ta on hästi sõbralik ja hästi elav. Nagu, kui te olete Instagramis või TikTokis näinud sellist kontot nagu Kickball Dad, siis nagu Bear on noor Kickball Dad, ta on absoluutselt kõigiga absoluutselt igal pool sõber. Ja ta tahab kõike näha ja kõike teha ja ta on lihtsalt nii elutäis. Jah, ehk kui see viimane peatükk hakkas veits veidralt, siis ma olin nagu, et okei, kas nad läksid, nagu kuna minu pähe ikka veel ei olnud tulnud, et nagu see idee, et võib-olla ta sureb ära, nagu ma kordagi ei mõelda, et see on variant. Siis ma olin mingi, et okei, ju nad läksid ikkagist Lilliga lahku, sest ta sai aru, et ta ei suuda nii paikne olla. Ja siis me oleme edasi, on ju, ja siis Lilli on ka nagu mingi, äkki sa ei tee seda ise, et nagu, äkki see on natuke ohtlik, ja siis ma mingi, see on veider asi, mis see kirja panna. Ja siis ta läheb seda asja tegema, ja kui ta seda nagu mingit parandustööd, mis ta teeb, ja see läheb kõik perfektselt, nagu imeliselt on seal, nagu neil on tütar Pearl. Ja mina mõtlesin, et äkki tüdrukuga alguses juhtub midagi. Ja siis nagu nad on seal, kõik asjad saavad parandatud, Pearl on nagu mingi wow, nii lahe, nii tore, bla, 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 ja siis üks hetk nagu Bear on mingi ja siis tuleb välja, et teda nõelas wasp.
ja siis ta on nagu mingi, okei, vist on okei. Ja siis nad hakkavad nagu Pearliga alla minema ja ta saab aru, et ta tunneb ennast nagu kehvasti. see oli ränk seen, vot see oli ränk seen. Ja siis ta nagu on mingi, Pearl, mine, ta andis tahvelarvuti või mingi sellist Pearlile, et mine vaata multikaid ja ta nagu tundis, kuidas ta ei saa hingata ja ta nagu hakkas Lily otsima mööda maja ringi ja ta nagu tahtis hõigatada nime, aga ta ei suutnud, sest et ta kõri paistetas juba kinni. Ja siis lõpuks, kui Lily leidis ta sealt maast, kus nagu siis Bear lihtsalt hoidis ta käest kinni, siis Lily nagu alguses karjatas Pearli, siis nagu Bear raputas pead, et teid ei tohi minni näha, sest ta oli nii paiste läinud igalt poolt. Ja siis nad helistasid lõpuks nagu, see toimus kõik tegelikult hästi kiiresti seal hädaabis, aga põhimõtteliselt ta suri kodus enne juba ära, kui kiirabi kohale jõudis. Ja ma lihtsalt istun seal ja olen nagu, what the fuck? See oli nagu, see raamat on väga hästi kirjutatud nagu ja ma üritasin mõelda, mul ei tulnud ühtegi, sest et ma ei loe vaata neid kurbasid raamatuid, mul ei tulnud praegu meelde ühtegi raamatut, kus ma oleks lugenud nagu selle inimese POV-d, kes päriselt ära sureb. Et sa loed nagu, et sa loed, et nagu, et keegi tähtis tegelane sureb ära, aga see nii-öelda vaatepunkt on keegi teine. Aga siin sa konkreetselt loed kellegi vaatenurgast, kes sureb ära ja sa keerad lehekirja ja ta ongi surnud. Vahest on see, et nagu järgmises mingi ärkab maagiliselt ellu. Mina olen korduvalt lugenud inimese, kes ära sureb POV-d. Mina ei ole, sest et ma ei loe siukseid. Aga see oli kuidagi nagu nii, võib-olla nagu südant lõhestav sellepärast, et kui sa loed nagu YA, kui sa loed 16-aastasena raamatut, kus keegi, kes on 16, 17, 18 ennast ära tabab, siis nagu minu arust, ja nagu ma tean, et see on mitte universaalne, aga seda on väga paljudel teismelistel, mingil hetkel sul on selline äng, et nagu you just wanna die and the world sucks. Ja siis need raamatud kirjutatakse ka sellises stiilis, ehk nagu see on räigelt kurb, aga ma olen nagu, I get this. Aga see ei olnud see, nagu see oli inimene, kes tahtis nii väga lihtsalt elada. Ja väike laps. See oli nagu inimene, kes tahtis saanud siukse elu, nagu ta tahtis. Nagu ta sai aru, et ta oli mingi 7 aastat mööda maailma ringi rennanud, Lily oli ta kogu aeg ootanud ja siis ta üks hetk sai aru, et oh my god, ma pean Lilyga koos olema, sest et tegelikult Pariisis toimus terrorirünnak. Ja ta nagu lõpuks oli saanud kõik selle ja nad olid nagu, neil oli koos kodu ja nagu kõik läks hästi. Ehk seal ei olnud nagu mitte midagi, mis oleks nagu seda üldse ette nagu öelnud sulle, et see on tulemas ja siis see oli nagu, mul oli siis siuke tunne, kui ma nagu lõpetasin selle osa lugemise, nagu keegi mu elust oleks ära surnud just praegu, nagu ma sain praegu teada, et kellegagi juhtus midagi, sest see oli nagu nii raske ja siis see, kuidas nagu Maia oli lihtsalt täiesti rusutud sellest, kuidas nagu Cora ei suutnud nagu hakkama saada sellega, et nii juhtus. Ja siis saatis see isa Maiale kirja. Ja Maia hakkas seda lugema, üksi rannas olles Brightonis. Kuna ma olen nii palju Brightonis käinud, siis mulle väga meeldis, et suur osa sellest loost toimus Brightonis. Ma teadsin neid kohti, millest nad räägivad, ma teadsin neid tänavaid, ma olen nagu, nad läksid siin, okei. Igatahes Maia on seal rannas, ma tean täpselt, kus ta istub seal rannas, on ju nii. Ja siis ta loeb seda kirja, ta nagu elukaaslane, abikaasa tuleb sinna, ta mingi, et ma tahan natuke aega siin üksi olla, aga et ma tulen kella 7 koju. Ta mingi, et I will be home by 7. Ja siis ta istub seal veel mingi tund aega, siis läheb selle kirjaga vette ja ma olen nagu cool, lahe, nüüd Maia tapab ka ennast ära. Ma olen lihtsalt nagu mingi, ta oli home by 7 ja siis mingi kell on 7 ja nüüd ta tapab ennast ära, sest et ta ei jõudnud koju midagi, sest ma olen juba lihtsalt ette nii masendunud. Ja siis see kirjeldab nagu ülidetailselt, kuidas ta vette kõnnib, tal on põlvini vesi, tal on puusani vesi, ma mingi appi. Et nagu mingi 4 lehte tagasi just Bear suri ära ja nüüd ma pean seda ka. Aga siis ta lihtsalt nagu paneb selle kirja vette, ootab nii kaua, kuni tint ära lahustub ja siis lihtsalt korsutab selle kokku ja viskab prügikasti. Aga tead, mina mõtlesin korraks, et ma ei ole kindel, et tal see nii-öelda, tema peas see eesmärk oli nagu paigas, kui ta hakkas sinna vette minema. Võimalik, jah. Et nagu ta oli nii heartbroken ja siis nagu see, et kõik oli nii hästi, aga samas oli ju kõik halvasti ja et ta läkski, et ta lihtsalt, ma tundsin, et ma tahan sinna vette minna ja ta läkski ja selles mõttes, et see, et ta otsustas lõpuks, et ta lihtsalt lahustab selle kirja seal vee sees ära, nagu
great outcome 10/10 Ja. Love you girl, aga ma ei ole kindel, et see ei pruukinud olla mingit nagu teadlikku mõtet, aga lihtsalt, et see ma selles suhtes saan sellest aru, sest et igal raskel hetkel tahan ka mina merre jalutada teadmata, mis on see. et see hetk lihtsalt oli selline, et see oleks võinud tegelikult ükskõik kuidas mul on hea meel, et see läks niimoodi, sest et muidu ei oleks sulle soovid, sest see oleks olnud too much, mu väike süda ei oleks ja kõigist nendest pead nagu raamatut, nagu see viimane aasta, mida me loeme 2022 ja see on väga oluline, sest et seal toimub COVID-pandeemia samal ajal. Seal on nagu väga mitmed päriselu asjad ja sisse see oli toodud. nii lahe, et sest kuidagi hoiti kinni. Ja selles Gordoni timeline'is, kui Gordon siis ütles isale, et nüüd on kõik ja Cora kolis üksi elama, siis ta räägib seal, kuidas nagu Maia ja Gordon Jr. on nagu mõlemad ülimuresta pärast, et kas ta saab nagu COVID ajal üksi kodus hakkama ja siis selle Cora nagu mõte on, et nii naljakas, et nad muretsevad, sest et nagu mitte miski ei saa võrrelda seda selle vangistusega, mida ma seal nagu majas tundsin ja see, et ma siin COVID-i ajal saan oma kodus teha ükskõik, mida ma tahan, olles siin üksinda, on nagu lovely. Ja veel üks seos oli see, et seal olid tegelased, ma ei tea, kuidas seda Mary't hääletada, Mehri ja Fern. Mehri ja Fern. Meil on, selles mõttes on nende iiri nimedega raske, me juba teame, et Aoife on Aoife, sest et teises raamatus oli öeldud, et see on Aoife, aga... Igatahes seal siis Barry timeline'is nendest saab nagu nende Mary ja Fern saavad nende turvaisikuteks ja nendega koos nad kasvavad üles ja kasvavad vanaks ja nii edasi ja nii edasi. Mary on sama vana kui Cora. Aga selles Gordoni timeline'is siis esimene kord, kui Cora jookseb kodust ära, siis ta jookseb sinna, kus ta teab, et Mary elab, sellepärast, et see Mary on talle kunagi öelnud, et whenever you need me, I will still be here. Jah, sest et Maia ja see Fern olid koos koolis. Ja nad olid samas klassis. Kuskil nad käisid koos, jah. Ja siis ta läheb sinna majja, seal elab keegi teine. Ja siis tulebki see, miks ta läheb sinna loomaarsti Felix juurde, sest ta ei oska kuskile mujale minna ja ta teab, et ta ei saa minna haiglasse, sellepärast, et kõik teavad ta meest ja ta teab, et ta ei saa minna politseisse, sellepärast, et ta on nii austatud arsti igal pool. Nii et siis ta on nagu, et okei, äkki üks koht, kus mul on turvaline, on loomaarsti juures. Aga jah, nagu, et need on ka sellised põimunud kohad, et võib-olla kõige vähem põimunud oligi see Juliani lugu, kes siis sai suureks, seal oli, nagu me ütlesime, Maial oli väga-väga raske PTSD. Ja nad kolisid ühesõnaga siis, kui Julian oli mingi 5 või midagi sükest, kolisid Iirimaale, sest et ema oli surnud ja isast me täpselt ei tea. Nad kolisid vanaema juurde Iirimaale. Ja nad hakkasid seal üles kasvama ja seal üks hetk tuli välja, kui Maia oli 9, kui Maia oli 16, et ta lasi öösiti veel nagu voodisse, sellepärast, et tal oli nii tugev trauma, et Julian tahtis iga õhtu tema kaisus magada, siis Maia ootas nii kaua, kuni Julian jäi magama, viis Juliani oma voodisse magama, jäi magama, lasi voodisse ja siis hommikul enne, kui Julian ärkas, koristas kõik ära või ta vanaema aitas kõik ära koristada, et Julian ei teaks. Ja temal oli nagu hästi raske ülejäänud maailmaga suhestuda või nagu maailma üldse minna ja ta rääkis ka sellest, kuidas ta nagu ei julge mitte ühtegi meest usaldada, välja arvatud siis seda vanaema silmarõõmu, kes seal tekkis, see Sian. Loved him. Ja seal nagu läks Julianil nagu hästi, ta oli siuke küll nagu tortured soul, aga ta leidis väga kiirelt enda tee ja selle nagu, mis ta tahab. Ta oli siuke hästi introvertne ja kuidagi siuke kunstihing, siuke omaette ja niimoodi, aga ta kuidagi nagu vedas need inimestega, kes ta ümber oli, et ta leidis selle väljundi oma sellele sisemisele ängile. Aga kuna mulle tundus, et seal Juliani timeline'is oli see abuse kodus kõige suurem. Nagu suurem kui Gordoni omas, sest et nagu mulle jäi mulje, et Cora ikkagi hakkas vastu, selle nime panekuga ta hakkas ikkagi vastu ja seal Maia nagu mingites situatsioonides nagu flashbackid, et ta kirjeldas seda abuse'i, mida Cora läbi tegi, et see oli täiesti ikka nagu wild. Ja ikkagi see, et see lõppes surmaga on ka nagu... Et ta ikkagi nagu, et Gordoni timeline'is ka nagu Cora ikka oli nagu peksukott, aga seal kuidagi
nagu see püsis vist nagu stabiilsena, et noh, nii kehv nagu ta oli olnud, siis nii ta nagu jäi, lihtsalt nagu aeg tegi oma töö, aga seal Juliani timeline'is ikkagi toimus mingisugune nagu eskaleerumine, et ta oli ikkagi nagu bad ja oligi, et Maial oli siuke, noh, mis minu meelest nagu selles Gordoni timeline'is oli Maial nagu natukene parem kuidagi. Et seal ta trauma oli hästi suur ja tegelikult nagu Maia hakkas enda elu elama põhimõtteliselt, kui ta sai 35 või midagi sellist, see oli esimene kord, kui ta oli nagu mingi, et okei, ma lähen õppima midagi, ta sai aru, et ta on arvatavasti lesbi, nagu et ta ei tahagi kunagi ühtegi meest sellisel kujul enda ellu ja siis ta hakkas nagu avanema ja siis ta kolis nagu enda vanaema juurest välja, ta põhimõtteliselt mingi 30-ndateni elas seal vanaema juures. Tolles timeline'is ta nagu kahtles ka selles, et kas ma ikka nagu, kas mulle meeldivad naised, siis ta nagu kahtles selles, et äkki on lihtsalt asi selles, et tal on selline trauma meestega seoses, et ta nagu noh, et see on sellepärast ja siis ma ei mäleta, kes, ühesõnaga keegi siis selgitas selle, et nagu two things can be true at the same time, et nagu ja noh, kuna teistes timeline'ides oli ka lesbi, siis noh, nagu ilmselt nii oligi. Aga ta niimoodi, ta kahtles kõiges nagu endas ja inimestes enda ümber ja see oli päris nagu kurb. Ja seal oli ta, see vanaema oli see, kes ütles, et these both things can be true at the same time ja et need üks ei tee teist vähem tähtsaks, et nagu sa võid absoluutselt mitte tahta kunagi ühtegi meest enda ellu lasta ja sa võid olla lesbi ja need asjad tegelikult ei mõjuta teineteist ja need tegelikult ei loe. Et nagu need ei tee teineteist kuidagi vähem tähtsaks või rohkem tähtsaks, et need saavad olla samal ajal ja see ei tähenda mitte midagi. Ja seal oli ka see ikkagist, et nagu esimene kord, kui ta lubas endal seda mõtet mõelda, oli siis, kui Iirimaal toimus referendum, või ma ei mäleta, kas referendum toimus selle osas või mitte, aga igatahes, kui valitsus võttis vastu seaduse lõpuks, et sama sooliste paarid võivad abielluda. Et see oli esimene kord, kui ta päriselt lasi sellel mõttel. Ja ta üldse nagu kuidagi ei olnud nagu, noh, ta üldse ei mõelnud selle, ta üldse nagu blokeeris ära ja siis ta nägi mingid uudised või asjad oli ja siis ta vaatas seda, okei, aga äkki on nii hoopis või äkki ma ka. Ja seal siis Julian üldiselt nagu thrive'is. Ta oli ehetekunstnik, ta tutvus Orlaga, kellega nad abiellusid ja kellega nad said lapsed ja siis COVID ajal nad läksid raksu ja Orla kolis välja, sest et nagu Julian oli hästi selle vastu, et midagi Inglismaale müüa, kuigi väga paljud Inglismaa poed tahtsid ta tooteid sisse võtta, siis ta nagu seda viha Inglismaa vastu oli nii suur, et ta ei olnud nõus seda tegema. Ja siis Orla kolis välja ja juba aasta oli möödas ja siis Siian oli nagu mingi, et võta kokku ja müü Inglismaale, mis see viga on. Seal ma arvan, et tuli väga hästi ka välja see, et Barry timeline'is Barry olnudki kunagi kohtanud oma isa, mis tähendas, et nagu see ei mõjutanud teda nii väga, see mõjutas Maiat, aga mitte Barry. Ja Gordoni timeline'is, nagu Gordonil läks väga kaua aega enne, et üldse aru saada, et ta teeb midagi valesti või midagi on valesti, et see läks nagu pikalt aega. Aga Juliani timeline'is tuli väga hästi välja see, et noh, ta midagi mäletas ja ta ju teab, et see ema tapeti ära ja niimoodi ja temal oli meeletu hirm, et ta on samasugune nagu ta isa. Et noh, ta oli väga süge hellhing ja noh, et ta ei tahtnud ühtegi konflikti lahendada. Spordi asjadega, kas tal ei olnud see, et ta ei teinud ma ei mäleta. Ühesõnaga, et tal ei meeldinud konfliktid ja asjad, et tal oli mingisugune alateadlik nagu hirm, et äkki ma olen selline nagu mu isa, et äkki ma muutun vägivaldseks või äkki ma olen abusive või mis iganes. Ja see oli ka nagu üks hästi suur tülikohta siis partneri Orlaga, et see Orla tundis, et ta peab kogu aeg üksi lapsi kasvatama, sellepärast et Julian ei tahtnud võtta mitte ühtegi otsust vastu, mis teeks temast nii-öelda bad parenty või nagu, et isegi kui lapsed kaklesid, siis tema lahendus on, ma annan teile kõigile kommi, siis te rohkem ei kakle, sest teil on hea tuju, mis ilmselgelt teil on nagu vanemluse aspektist nagu hea. Üle kompenseeris nii-öelda. Ja, sest et ta ei olnud nõus mitte kunagi nagu mitte ühtegi konflikti lahendama või isegi hääl tõstma või ka kuri olema, sest ta kartis, et nii kui ta teeb seda, siis ta on automaatselt nagu enda isa ja ta ei suuda nagu sellele stoppi panna. Aga peale seda, kui ta need esimesed ehted siis Inglismaale müüs ja see ladung läks teele,
siis ta sai aru, et nagu tegelikult ei ole nii ja see oli nagu mingi divine intervention, sest et see Orla oli läinud just sinna nende koju ja kirjutas, et millal sa koju tuled, ma tahaks rääkida, kuigi ta oli juba 1,5 aastat elanud enda vanemate juures lastega. Ja siis see Julian oli ka nagu mingi, oh my god, ta on kodus ja siis ta jooksis läbi kogu linna, et ta jõuaks koju ja et nad saaks elada happily ever after. Aga ka see peatükk ei jätnud meid täiesti rõõmsalt, sellepärast, et sa loed ja boom, see vanaema Shilva sureb ära. Ja ma saan aru, ta oli vana, aga it doesn't matter, sest et seal oli kõik nii hästi läinud järjekordselt, et mitte miski ei nagu ennustanud ette, et ta seal ära sureb, kuigi nagu seal Gordoni POV-s ta suri juba varem ära. Ja sellest räägiti ka, et selle vanaemaga tehti ju seal Juliani POV-s tehti nagu intervjuusid, et noh, et nii nooruslik ja kuidas, noh, et kuidas te olete nagu hoidnud tervist ja niimoodi ja siis see vanaema ütles ka, et noh, et ta sai need lapsed, noh, ta oli nii vana, kui ta sai need lapsed nii-öelda enda hoole alla ja siis ta järsku pidi mingite jõnglaste eest hoolitsema, hakkab neil järgi jooksma ja ta pidi hoidma ennast vormis. Ta käis mingi hommikuti jooksmas ja tal oli nagu mega rutiin. Tunduvalt kauem kui teises timeline'is, mis oli jälle niika hästi huvitav asi, et ta ei saanud näiteks selle mehe nimi Sianiga nii kiiresti kokku, nagu ta teises timeline'is sai, sest et nüüd tal olid järsku mingisugused väiksed, kelle eest ta pidi hoolitsema ja ta tundis kuidagi, noh, et ta peab oma eraelu jätma kõrvale, aga nad said lõpuks kokku. Noh, ühesõnaga, et mingid väiksed asjad mõjutavad nagu, noh, selliseid asju näiteks, et kui vanaks su vanaema elab. Aga ja see oli kurb. Jah. Ja siis me jõuame selle raamatu epiloogini ja see epiloog on kirjutatud kõige suurema sitakoti POV-st ehk siis selle isa POV-st. Go fuck yourself. Mulle tundus see epiloog nagu see põhjus, miks ma arvasin, et see isa jäi seal vangi nagu selles Juliani timeline'is ka ellu, on see, et mulle tundus, et no matter what, selle isa lõpp oli igal juhul sama, sellepärast, et nagu seal Perry POV-s ta sai nagu vangist välja järgi, aga ta suri ikka üksinda ja nagu seal Gordoni POV-s ta suri üksinda, sellepärast, et nagu Gordon Jr. viskas ta kodust välja ja mul oli tunne, et see nagu, et võib-olla ta jäi selles Juliani POV-s ka ikkagist ellu, sest et no matter what happened, selle isa elu lõpp oli ikkagist selline, et ta põhimõtteliselt sai aru, et ma eeldan, ma ei ole nüüd nagu meditsiiniline professionaal, aga nagu ma eeldan, et ta sai infarkti. Ja see hakkas see, et tal on rinnus valus ja ta kukkus põhimõtteliselt kokku. Ja siis tal kõigepealt mängis silme ees tema ja Cora esimene kohtumine, mis mängis välja siis teistmoodi, kui nagu nende esimene kohtumine seal siis raamatus läks niimoodi, et nad kohtusid ja neil oli hästi tore ja nad jutustasid veits aega, nad läksid koos sööma, mingi võileiva ostma või midagi iganes kuskil kohvikusse, siis see lõppes niimoodi, et ta ütles, et okei, tšau ja kõndis tagasi nagu tööle, et ta ei rääkinud temaga. See ütles jah, et ühesõnaga, et ta oli juba valudes ja ta sai nagu aru, et ta on nagu minemas ja siis ta üritas kuidagi nagu, et think happy thoughts. Ja, et ta mõtles kogu aeg. Ja siis ainuke, mis ta nägi, oli see nagu läbipekstud Cora nägu nagu ja siis ta oma peas nagu sai aru, et tal oli üks elu ja et ta oleks võinud selle nagu, ta oleks saanud seda teistmoodi elada. Et mingid asjad oleks saanud nagu teistmoodi minna ja siis tulevadki need mingisugused hetked, kui midagi oleks läinud teistmoodi, siis need rajad oleksid olnud teistsugused. Seal on nagu mingid Maia hetked, mida ta kujutab ette, mingid hetked, mis tunduvad mulle nagu kas Perry või Julia või igatahes ta poja nagu POV ja siis see raamat lõpeb sellega, et ta näeb haiglas ühte naist, kellel on vanker ja 9-aastane tüdruk käe kõrval ja kes läheb oma lapsele nime panema ja ta paneb lapse nimeks Hugh, mis on siis Cora isa nimi, keda ei ole raamatus, sest et ta on nagu mingi üsna noorelt vist ära või midagi sellist. Et mulle tundus, et ta selles mõttes võttis selle nagu see raamatu temaatika nagu hästi kokku, et milline see, et millistes punktides on see, kui siin oleks tehtud teistsugune otsus, siis me ei oleks siin situatsioonis, kus ta praegu oli. Et seal oli mingi umbes, et kui Cora oli nagu laps ja oli emaga, ma ei tea, balletisaali uksed, aga Cora tuli Inglismaale selleks, et baleriin olla või balletti õppida vist. Et kui ta ei oleks seda balletti läinud õppima, siis ta ei oleks ilmselt Inglismaale tulnud. Või siuksed nagu snippetid, et mis oleks saanud nagu. Ja nagu ta nii hästi võttis selle raamatu kokku, et need väiksed punktid olid ja ma ei suutnud nagu ma ei saanud nagu aru, kas mulle meeldis see lõpp nagu
struktuuri mõttes nagu mõttena. Mulle meeldis see lõpp sellepärast, et Gordon suri üksinda ja ta suri kodupõrandal. üksinda valudes, see mulle ka meeldis. Ja mulle meeldis, et kuidas see nagu oli üles ehitatud, aga mulle nagu mingi hetk tekkis tunne, et ta nagu kahetses ja ma ei taha, et sa praegu kahetsed, sest ma tahaks, et sa oled nagu lõpuni välja tuus. Sinus ei ole nagu võimet kahetseda. Mind see otseselt ei häirinud, sest ma mõtlesin, et nagu sa võid kahetseda, aga it doesn't matter, sest sa olid niikuinii räige sitakott. Nagu, et sellel ei ole tegelikult vahet, sest ma arvan, et suur osa inimesi, kes on nagu väga nõmedad, mingil hetkel elu lõpus mingid otsuseid kahetsevad, kas kõike, mis iganes, aga midagi ikka. Sest ta ütles ka siin või kui ta nii-öelda meenutas neid hetki, kui nad Coraga kokku said, et talle tegelikult nagu meeldis Cora ja siis ta mõtles, kas siin ei olnud mingi, siin oli see ka, et selle Gordoni, selle isa Gordoni isa oli ka arst. Aga ta oli ajukirurg ja Gordon senior siis, või sellest, kes oli see isa siin raamatus, temast sai lihtsalt perearst. Ja see nii-öelda see Gordon, nii vanaisa Gordon siis oli ka abusive ja see oli lihtsalt nagu see lõputu tsükkel. Ja ta siin kujutab ka nagu ette seda, et ta on see 10-aastane poiss ja ta käib isaga seal nagu haiglas ja tema jaoks isa on nagu kangelane, et ma tahan olla nagu mu isa. Ja siis on nagu mingi hetk, et ta kuuleb, kuidas teised räägivad sellest, vanaisa Gordonist siis ja tal hakkab häbi, sest temast ei räägita head, teda nagu vihatakse ja tal hakkab häbi ja ta otsustab, et ta ei taha olla selline inimene, et ta nagu... Mina võtsin seda, et see on ta poeg, kes kuuleb, kuidas temast räägitakse. Mina ei mõelnud, et see on tema enda isaga. Mina mõtlesin, et aga ma arvan, et see ongi nagu tõlgenduseks, et minule tundus, et see on see, et see on see, mis tema nägi, kus siis nagu vahet ei ole, kas Spare, Gordon, Julian, kes iganes, aga et see on see, kuidas tema poeg teda nägi. Oli see, mis mina mõtlesin. Ma just tundus, et ega ta ütleb siin, et... It doesn't matter, mis ta ütleb. Ma räägin, kuidas ma tõlgendasin seda. Ma räägin, kuidas ma tõlgendasin. Surgeoni teema, siis mulle tundus, et... Aga ta alguses tahtis ka surgeoniks saada, aga lõpuks, miks ta ei saanud surgeoniks, oli see, et tal oli käes värin ja siis alguses öeldi, et ta ei saagi, aga tegelikult tuli välja, et see värin oli ainult siis, kui ta läks opiruumi, sest et seal kirjeldatakse, kuidas ta teeb ülejäänud asju, nagu et ta saab niidinõela taha vabalt, igast sellised asjad. Miks ta niidinõela taha sai? Sellepärast, et tal oli vaja Cora nägu lappida. Aga et nagu, eks see oligi põhimõtteliselt nagu ka mingi aju nagu reaktsioon tema isa tõttu, et ta ei suundnud, sest see surve isa poolt oli nii suur. Traumareaktsioon, et tegelikult, et ma pean nagu performima, et ta nagu lõpp näitas selle lolli nõiaringi, mida siis need Barry ja Juliani ja Gordon Juniori timeline'id nagu tegelikult nad lõhkusid, nagu kõik need kolm tegelikult lõhkusid selle timeline'i ära nagu erineval viisil, aga nad ikkagi minu meelest jõudsid sinna, nii et see tsükkel nagu lõppes, aga jah, mul lihtsalt, ma ei tahtnud nagu sümpaatiat tunda, aga ma jõudsin nagu sinnani, kus ma nagu, et jaa, aga tegelikult nagu see isa on ka kunagi olnud abused child. Et ma lihtsalt taha tunda kaasa halbadele inimestele. Aga mina otseselt ei tunnegi, sest et nagu sa võid ükskõik mis tingimustest tulla ja sul on võimalik ennast muuta. Ma vaatan pidevalt neid erinevaid videosid, kus nagu inimesed on tulnud täiesti kohutavast taustast ja nad on midagi muutnud, sest nad saavad aru, et see on vale, sest et sa ei pea olema nagu geenius, et aru saada, et mingi asi on vale ja et nagu ma tegelikult ei peaks seda partnerit peksma. Ja nagu, see Gordon Junior ka tegelikult tuli välja sellest. Ja nagu, et sa tegelikult ei pea, nagu kui me räägime asjadest, mis on ilmselgelt valed ja me ei räägi, see raamat ei toimu nagu mingi ma ei tea, 20-ndad, mis iganes, võib-olla kui nagu see power dünaamika oli veits teine, sest et ikkagi see toimub nagu 90-ndate ja 2000-ndate alguses, kus nagu ikkagi see oli asi, mis oli ikkagi nagu mitte positiivselt vaadatud, et nagu sa peksad enda naist, selles suhtes. Aga mina hakkasin mõtlema. Shout out to my mom. Minu ema tahtis mulle nimeks panna Elfriede. Shout out to my dad, sest mu nimi on Sandra. Ja mina hakkasin mõtlema, et kui ma oleks Elfriede, siis mina arvan isiklikult, et ma oleks palju introvertsem. Ma arvan, et Elfriede ei oleks süüke ekstravert, nagu ma olen. Ma absoluutselt ei oleks läinud koolis kõike tegema, ma oleks olnud palju vaiksem laps. Ma oleks ülikoolis õppima läinud filosoofiat või semiootikat ja ma töötaks praegu kuskil rahvusarhiivis või midagi sellist. Kusjuures ma just mõtlesin ka, et veits süüke nagu... Mis on nagu mitte liiga suur hüpe, sest ma töötan muuseumis. Aga ma töötan spordimuuseumis, mida kõik kohad ei võta nagu päris muuseumina. Fuck you all. Aga ma töötan ikkagist nagu
muuseumi võib-olla kõige nagu mingi elavama või ekstravertsema või nagu pöörasema ameti peale. Et sa ei oleks nagu täiesti teises suunas, aga nagu jah, et nagu ma olen person, different font. Sest ma olen ikkagi nagu enda ametipositsioonil projektijuht ja ma tegelen lihtsalt nagu 100 erineva asjaga, et muuseumit tuua rohkem nähtavaks ja teha seal mingeid cool'e üritusi ja selliseid asju. Ja mu baka on noorsootöö ja mu magister on õpetaja ehk nagu ma arvan, et kui ma oleks Elfriede, siis mul ei oleks never mune, et teismelist ette minna õpetama olema nagu mis su hüüdnimi oleks? Elfi. For sure, sellepärast, et kui mingid inimesed on saanud teada, et mu emme tahtis, ma olen panna Elfriede, siis ma olen selle hüüdnime saanud ka. Ma olen mitmes grupichatis. Me pidime, kui ma Viljandis õppima läksin, siis me pidime esimesel kursusel rääkima enda nime saamist lood, kellel on mingid põnevad lugusid ja väga paljud oli olnud, aga ma olin nagu, see on suht hea lugu. By the way, see on kirjutatud Elfriede. Ja kui te tahate teada põhjendust, siis mu emme ütles, et see on väga hea rahvusvaheline nimi. Aga õnneks Issi pani parema rahvusvahelise nime. Väga preppy name. Sandra never disappoints. Aga siis, kui ma seda rääkisin Viljandis enda kursusel, kellega ma sain väga hästi läbi ja mitmed inimestega sealt ma saan siiamaani väga hästi läbi, siis mu nimeks grupichatis sai kohe Elfi ja see on siiamaani grupichatis Elfi. Võite, kas saaks siis lühem? Ei, ma arvan, et ma olen nagu hald ja selfie ja haldad on hästi pikad. Ma oleks võib-olla veel pikem. Kui ma olin väike, siis mu emme väga muretses, et äkki ma kasvan ülipikaks, sest et mu issi on nagu pikk. Sest et ta pani kunagi, sa said panna nagu mingi ema ja isa pikkuse ja millal laps sündis kunagi 2000 alguses mingisse nagu internetikalkulaatorisse ja siis ütles, et ma olen 1,80 m tulevikus. Ja siis mu emme oli lihtsalt mures, et äkki ma kasvangi 1,80 m pikaks. Aga olge mureta, 1,70 m. Ma käisin just mõõtmas, ma olen nagu mingi 10 aastat 169,5 olnud ja ma olin nüüd 170. Seda rippumine. Igatahes mina arvan, et minu nimi oleks ka teinud minust täiesti teise inimese ja võib-olla ma oleks olnud ma olen praegu väga tundlik emotsionaalne, aga ma arvan, et ma oleks siis olnud palju hullem. Tead, mis me? Minul on tunne, et kui sa oleks Elfriede olnud, siis sa oleks olnud nagu assistant to the villainis Becky. Me ei oleks sõbrad siis probably. Nagu ma arvan, et ma ei oleks teinud neid otsuseid, mis ma olen teinud ja mis on mind toonud siia. Sest ma ei oleks kindlasti pandeemia ajal, nagu pandeemia peak ajal, märtsis kuulutati eriolukord ja aprillis kirjutasin mina siis sinna, kus Kirsti tollal töötas. Ju ma tahan siia tööle tulla. Ja vahetas... Meil on kõik asjad muidugi kinni, aga tule ikka, tundud lahe. Ja nagu vahetada enda elu ja kõik sellised, ma arvan, et ma ei oleks olnud selline inimene. Elfriede ei oleks on nii spontaane. Sandra ei ole ka väga spontaanne. Sandra on spontaanne siis, kui see on planeeritud. Mina olen täielikult type A, Kirsika on väga type B. Ja mis edasi tuleb CD? Mina saan olla spontaanne siis, kui ma olen planeerinud, et ma olen spontaanne. Või näiteks, nagu, kui me teeme mingeid reisiplaane või asju, mul on fine, kui me ei tee asju, mis on mu plaanides, aga ma ei saa minna reisile nii, et mul ei ole plaani. Me peab tegema seda, mis seal kirjas on, aga mul peab olema midagi, millest kinni võtta. Ja ma arvan, et nagu kui ma oleks Elfriede, siis oleks veel hullem ja siis ma ei oleks üldse spontaanne. Nagu siis ma ei saaks isegi nagu planeerida spontaansus. Ei, ma ütlen, et ma arvan, et see oleks nagu Becky, et see on nagu siuke hard ass ja siuke hästi nagu strict, aga tegelikult nagu sees siuke. Aga lihtsalt, et jõuda sinna, siis see on nagu keeruline. Mul ei ole alternatiivnime, ma ei ole vähemalt kuulnud, et ma keegi oleks alternatiivnime pakkunud. Võib-olla kui ma oleks olnud 9K-ga nii nagu emme mõtles, võib-olla see oleks muutnud seda, et ma lihtsalt pidin kogu aeg nooremana ütlema kõigile, et ma olen 8K-ga. Siis ma tundsin nagu, et ma olen veits nagu tähtis, aga veits siuke nagu, mu nimi jäi meelde, vaata. Kirsika 8K-ga. Ja siis ma tahtsin olla eriti siuke whimsikas, ma ütlesin Kirsika 3K-ga ja siis kõik pidid kogu aeg mõtlema, et alguses on K, mida iganes. Aga ma ei tea, kas see oleks, ma ei tea, ma arvan, et ma olen lihtsalt originaalne. Ma muidu oleks olnud siuke basic Kirsika. Okei, laul. Mul on kirjas. See laul... He comes prepared. See laul on Taylor Swift'i Seven, mis, ma ei tea, kas see on confirmed või mitte, aga sellest on vähemalt räägitud ja ma olen nagu näinud videoid, et see räägib ka mingist Taylor Swifti lapsepõlvest, mingist sõbrast, kellel oli nagu vägivaldne kodusituatsioon ja ta ütleb ka see laulus, et I think your house is haunted. Your daddy is always mad and I think that's why.
ja see tundub mulle võib-olla nagu kõige rohkem siuke Maia hetk, et nagu arvatavasti keegi sai aru või näiteks nagu see Merhi ja Fern, et see Fern võis aru saada, et nagu midagi on halvasti ja nii. Ja siis seal lõpus ta ütleb, et even though I don't recall your face, I still got love for you. Ja see on minu jaoks kõige rohkem nagu siuke Juliani vaatenurk, et kuna tema väga enam nagu, tal oli hästi raske sellega, et ta pidevalt unustas ära asju enda emast ja ta nagu üritas kujutada ette, et milline ta ema võiks nagu välja näha praegu, et nagu need mälupildid järjest rohkem kadusid, sest et ta oli ainult 5-aastane, kui ta ema ära suri, et isegi kui ta enam ei mäleta ta nägu, siis see nagu on ta hinges ikka ja südames nii olulisel kohal. Nii et nagu kui mina seda lugesin, siis minu peas oli kindlalt nagu Taylor Swifti Seven. Jah, ma olen nõus. Ma ei olnud mõelnud laulupeale, aga laulupeale, aga kui sa ütles, ma ei nõus. Ja ma tulin siia ja ma olin nagu Taylor Swift Seven, kas sa oled seda kuulnud? Ja siis Kirsi on mingi, ma arvan, ja siis ma mingi, nii, ma panin laulu, ja siis ma olin mingi, ja nüüd see rida. Ja kui sa läksid laulma, aga ja ma tean. Mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Nii. Nagu Maiat kutsuti nagu Beaks Beari timeline'is. Kas sinu meelest ei ole nukker, et nad ei teinud referentsi, et Mesilane Maia on nagu multikas? Võib-olla siis ei olnud veel. Mesilane Maia on vaid suue multikas, aga igatahes. Aga tegelikult Maiat story. kutsuti Bees alati mitmuses, ta ei olnud mitte kunagi ainsuses, sellepärast, et Bear pani selle hüüdnime talle, kuna ta arvas, et Maial peaks ka olema mingi looma hüüdnimi ja ta ütles alati, et see ei ole ainsuses Bee, sellepärast, et Maia ei ole lihtsalt nagu mesilane, vaid Maia on nagu terve parv mesilasi, kes juurde tulevad. Aga lihtsalt, kui ta ütles, et Maia ja Bees, ma olin nagu, oh my god, see on ju see mesilane Maia. Ma ei tulnud mitte ühtegi korda seda ette. Ma ei tea, miks ma tuli. Aga Parent here. meie järgmine episood on juba salvestatud. Me teeme ka seda natuke nagu edasi-tagasi. Eelmine kord me olime Rahvaraamatus, nüüd me oleme Kirsi kodus ja järgmine kord me oleme jälle Rahvaraamatus, kui me kell 2 ja 3 öösel filmisime Assistant to the Villain sarja episoodi. See tuleb enne lihtsalt sellepärast, et järgmise episoodi kvaliteet on nii kaheldav, et ma ei tahtnud seda üles panna, sest et peate aru saama, et me oleme seal üliväsinud ja nagu üle stimuleeritud lihtsalt. Nagu see zoning out oli ebanormaalne. Ja see episood lõpeb nii, et ma ütlen, et Kirsi, ma ei ole 5 minutit kuulan, mida sa ütled ja ma ei jaksa rohkem ja siis me tõmbame otsad kokku. Igatahes, ma loodan, et see episood meeldis teile. Ma loodan, et peale järgmist episoodi te ikka vaatate. Te tulete tagasi. Ja meil on selleks suveks palju suuri asju plaanis. Ja, meil on igast vahvaid raamatuid. Ja meil on nüüd aega. Meil on nüüd aega. Ciao! Love you!